tervist! Oleme Spark Maker Labis ja meil on teist päeva toimumas Eesti 2.0 suvekool hüppelaud. Lähme sisse, vaatame, mis asi see on. Lühike sissejuhatus, hüppelaud on suvekool, kuhu on kogunenud üle Eesti koolinoored kokku, et koos valmistada praktilisi ja vähem praktilisi, aga kokkuvõttes lahedaid asju. Vaatame, millega nad tegelevad. Mis teed? Rakenduse nimi on FlatConvert. Siis rakenduse eesmärk on lihtsustada inimeste võõraste sõnade õppimist. Et me teeme vana head asja paremini kui varem. Super, väga lahe. Nii, vaatame edasi. Tegemist on siis pöörleva asjaga. Asi käib ringi. Seal me näeme neid asju, mis käivad ringi ja mis seal, ma saan aru, et sinna tuleb midagi või saab külge riputada. Kas need olid kõrvarõngad või? Sinna külge saab riputada kõrvarõngaid, lipse, medaleid, mida iganes ja kõik need asjad käivad ringi. Mulle meeldib selle idee lihtsus. Vaatame veel edasi. Ürituse peakorraldaja Ede. Mis on teie projekt? No me viime põhimõtteliselt kliendi teenusepakkujaga kokku. Siis ongi näiteks võtame võruniitmise, paar küsimust ja siis toome välja 3 teenuspakkujat ja umbkaudse hinna lähedal on ja siis klient valibki enda soovima välja. Väga hea, mul just on vaja võruniite kodus. Tiime on meil siis kokku, siin üritus kestab esmaspäevast reedeni, tiime on meil kokku 12, siin on üle 50 noore entusiastliku inimese, kes teevad inimestel parkimise lihtsamaks. Kas keegi saab öelda, kuidas täpselt parkimine lihtsamaks tehakse? Meil on ühesõnaga iga parkimiskoha juurde on paigaldatud siis andur. Ja ühesõnaga, kui see parkimiskoha peal on auto, siis andur saadab selle peale siis äppi ja äpp näitab, et see on koht kinni. Ühesõnaga, vabad kohad on siis rohelist värvi näiteks. Ja siis, kui ma autoga sõidan parklasse, võtan kiiresti äppi lahti ja vaatan, kus vaba koht. Ja nii ta läheb, et reedel on meil siis suur hindamine, kus me hindame kõiki ausalt ja võrdselt. Ja vaatame, millega siis on inimesed hakkama saanud ja siis teeme uue ülekande. Suur tänu!